Vahetame kardinaalset teemat ja hakkame rääkima parimatest toiduainetest, sest just nimelt 18. korda siis Eesti Toiduainetööstuse Liit valib uudistoodete hulgast neid kõige paremaid Eesti toiduaineid. See toimub 2 päeval, täna oli kõige esimene päev ja Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp istub rõõmsa näoga meil stuudios. Tere tulemast! Tervist! Nimelt 6 kategooriat siis täna oma võitjad leidsid ja kohe me ütleme teile siis, ma ütlen kohe need kategooriad ka ära, need on pagaritooted, kondiitritooted, kastmed, kalatooted, puu- ja köögiviljatooted ja esimest korda siis ka magustoitudest valiti kõige paremad. Sirje, no kuidas, kui päev otsa on selline testimine käinud, kas õhtuks on ikka siis nagu kõht täis ja süda paha? Et tegelikult nii ongi, et ühtede toodete hindamine, mis puudutab toiduaineid, et see on tõsine töö ja seda tehakse tõsiselt ja seda võetakse ka väga suure vastutustundega. Nii et kui täna žürii liikmed läksid, siis ma pean tunnistama, et paljud nendest olid pisut väsinud näoga ja üks küsis, et kas te tahate meid surnuks sööta. Meil kindlasti seda plaani ei olnud, eks see oligi rohkem naljaga küsimus, aga nii on. Kui palju vaidlemist reaalselt tegelikult toimub? Teate, mina olen aastate jooksul pannud tähele, et otsused sünnivad üsna üksmeelselt. Ja täna ei tulnud kohe lausa ühtegi vaidlust meelde, et vaidlus... Võitjad olid nii selged juba kõik. Vaidlus sellisel sõbralikul moel ikkagi toimub seal, aga täna oli suhteliselt üksmeelne valik, jah. Aga siis hakkame vaatama, mis siis võitsid, mille üle me siis kõige enam saame siin uhkustada? Mis on sellel aastal veel eriline ja me oleme ise ka ju pisut kihevil, on ikkagi see, et meil on tavapärase hindamisžürii juures on veel 5 tippkokka ja ehk et millest selline mõte üldse tippkokkade ju arvamus ka Eesti toidu ja Eesti toiduainete puhul on väga oluline ja hakkasime koostööd tegema Eesti peakokkade ühendusega ja täna see esimene päev läks, et on hästi huvitav jälgida, et kuidas nagu inimesed hindavad, et võibki öelda niimoodi, et kokkad hindavadki toodet selle järgi, et kuidas temast edasi saaks teha sellise mõnusa toidu. Ma saan aru, et vürtsikilu fileest siis kokad arvavad, et saab väga hea. Ja kusjuures see oli ka suure žürii nii-öelda üksmeelne otsus. See on siis kalatoodete võitja? See on kalatoodete võitja. Nii, järgmine tootekategooria oli kastmed ja kastmete kategoorias taas võidutoode langes ühte nii-öelda üldise žüriiga ja kokkade valikuga. Ja mida veel tahaks esile tuua on Felixi selline võileivakurk, et ma veel ennem stuudiosse tulekut lugesin väga kiirelt läbi ka tema ajaloo, et see on nüüd üks toode sellest, mis on tarbijate tagasiside puhul, et kurgilõigud või kurgiviilud on tehtud pisut paksemaks ja pandud taga hästi mõnusasse, tõesti käepärasesse ilus näete välja tõesti, see on puu- ja köögiviljatoodete võitja. Aga kas see natuke ebahaus ei ole? Minu meelest oli ainuke kandidaat selles kategoorias. Jah, siin kahjuks peabki tunnistama seda, et sellepärast ta nagu võitja ei olegi. Aga kindlasti on ta võitnud juba sellega, et ta tuli ja mul on väga kahju, et teisi tooteid ei tulnud, sest puu- ja köögiviljades on väga häid tooteid samamoodi tulnud turule. Aga liigume edasi ja järjest ikka siis nagu ütleme sellise soolasema pealt me liikusime magusamate suunas. Aga pagaritooted, et pagaritoodete puhul jällegi võitjaks siis leiburileibe ja mille poolest on eriline rukki täistena jahust ja ennem ei ole olnud Eesti turul nagu ürtidega maitsestatud leiba. Ehk et kui me tavalist rukkileiba oskame väga hästi teha ja tõesti see ei ole pelgalt mitte minu arvamus, vaid väga paljude toitumisteadlaste arvamus, et Eestis tehakse väga head rukkileiba, siis siinkohal võin öelda, et tavahindamiskomisjoni hinded ja hinnete tulemus ei läinud kokku kokkadega. Kokad valisid hoopiski hagara rukkipadja. Ma mõtlema kohe täitsa proovin, et kuidas see rosmariin on täitsa mõnus. See on aimatav, see nüüd nagu nii tuntav ei ole. Jah, seal on ikka buketiga. Aga kokad eelistavad selliseid väikseid taskukesi, jah? Jah, nende eelistus oli täna sellisele. Sirje, me just arutasime siin koos sinuga, et tegelikult poes on praegu müügil circa 60 sorti erinevad leibasid. Miks neid veel uusi turule vaja tuua on? Eks kindlasti mõni vana kaob jälle sealt nii-öelda tagant ära, et leibade puhul on selgelt märgid sellised, et peaaegu igal tarbijal on oma eelistused välja kujunenud. Aga leiva puhul on märgata ka seda, et kui pikka aega süüakse või eelistatakse ühte toodet või ühte kaubamärki, siis mingil hetkel tahetakse vaheldust. Ja ikka on nii, et
noh, ainult mis on väga kindlalt turul leivatoodetest on endiselt Toolse leib ja Tallinna peenleib ja selle kõrvale siis rida erilisi, et mida muidugi peab mainima pagaritoodete kohta, et pagaritoodete sektoris käib selline väga suur konkurents ja tegelikult oma üksteise toodetega kopeerimine, et siin on edu ikkagi nendel toodetel, millega on vaeva nähtud, mis on teadlastega koostöös tehtud, et selle tootega toote elutsükkel on pikem. No siin on veel üks pagaritoode. Kas see on ka võitja või miks see Sire 3 ei ole elus seda poes näinud? Jah, ta on suhteliselt uus toode, et miks ma selle kaasa võtsin, et võib-olla see on hästi hea superpakend ka tarbijatele ja siinkohal tahaks öelda, et inimestele, et palun jälgige alati toodete pakendeid, et siin toote pakendi peal on need 4 mummu siin on olulised. Nii palju informatsiooni ja nad on nii kenasti välja toodud ja täna komisjonis oli inimesi, kes Sire puhul nagu inimesed jagunesid 2. Ühed, kellele väga meeldis ja teised, kes olid, no ütleme, pisut skeptilised, aga kindlasti ka Sire puhul röstida soovitatakse, et täiesti eriline, vähendatud süsivesikute sisaldusega ja oma koha täiesti turul leidnud juba. Nii, vaatame võitjaid veel. Jah, vaatame võitjaid veel. Läheme edasi kondiitritoodete juurde. No kondiitritoodete puhul oli üllatus võib-olla isegi täna kõige suurem. Ehk et Marmitoni suviseid piparkooke võib nimetada täiesti põhjendatult üllatusvõitjaks apelsiinitükkidega ja tõesti oligi nii, et lihtsalt see oligi tänane komisjoni üksmeelne otsus. Et nii head piparkoogid on? Nii head piparkoogid on. Võib proovida, ma proovin seda. Jaa, kindlasti võib proovida. Ja samas kokkad valisid täisterakoogi. Siis kokkadele piparkoogid ei meeldinud? Kokkadele meeldisid piparkoogid ka, aga nad ei saanud esimesele positsioonile. Need on nagu apelsini küpsis, et piparkooke on suhteliselt vähe tunda. Aga apelsini on ausalt pandud. Nii, aga kokad siis valisid sellise asja kõige paremaks? Ja meil oli köögis muidugi oma hindamine ka, et noh, ütleme, et me oleme austanud selliseid reeglid, et meie kui tootekonkursi organisaatorid ise ei kuulu žüriisse, et pärast ei saaks keegi öelda, et me helistasime kedagi või midagi taolist. Aga köögis käib oma hindamine ja seal täisterakook sai täiesti omad head punktid. Aga sul on veel kaasa võetud asju? Mesikepa jäätist näen ma siin, jah? Jah, et meil oli sellel